Suvi täies hoos ja meie Eestimaa suvi on nagu ta on. Vahepeal soe, vahepeal külm, aga kinnisvarast ja arkost rääkimine, see on alati kuidagi nagu paigas ja jälle on aeg teha siis meie uuele episoodile sissejuhatus. Minu nimi on Elari Tamm ja ma olen Arko Vara kinnisvara büroo partner ja tegevjuht ja püüan siis seda episoodi jälle vedada ja kogu seda podcasti, mida me nimetame hellitavalt Arko Akadeemiaks, püüame õpetada, anda mingit lisaväärtust ja ka tutvustada tegelikult toredaid inimesi ja eesmärk on lihtne inspireerida inimesi mõtlema, miks mitte kinnisvara äri peale, kinnisvara vahenduse peale, kui on vaja müüa, osta, üürida. Ja selleks me ju olemegi, et aidata oma kliente, aga täna ma ei ole üldse üksi siin. Ma olen mikrofoni taha kutsunud ühe meie suurepärase spetsialisti. Ma juba tean, et selle lause peale sa korraks tõmbasid kinni. aga Aime Opermann, tere Aime! Tervist! Et laiem publik ju ei tunne ja tahabki teada, kes on Aime ja miks sa täna siin oled, aga selleks olen mina siis ette valmistanud, et Aime on meie Arko Vara kinnisvara büroo Viljandi tiimijuht ja ise ka kutseline maakler. Nii et Aime tuli otse Viljandist. Kuidas tee kulges? Tee kulges kenasti, praegu on ju nii-öelda kiirtee maksimaalsed võimalused ja saad nagu väga hästi tulla, teeolud on head ja nii et tee kulges väga-väga kenasti. Suurepärane. Ma vaatsingi su tütreke ja autosse, stuudiosse teda ei lastud, aga siis oli vähemalt seltsis tulla. Seltsi tulla ja tegelikult ei saanud ma ilma selleta, et Hansaplandist oli vaja läbi käia ja ikka lilli vaadata enne, kui ma siia jõudsin. Tead, sinna kohe lähemegi. Läheme kohe sinna. Mis värk sul nende lilledega on, Aime? Ma saan aru, et sul on mingi teema lilledega, aga mis toimub? No selleks peaks päris palju nagu tagasi minema tegelikult tagasi aega, et kui ma ju gümnaasiumi lõpetasin, ega mul oli mitmeid mõtteid, et mida siis teha. Ja tegelikult oli mõte minna tol ajal Hepasse metsandust, aga mu vanemad ei kiitnud seda väga heaks. Et kus sa selline väike õbluke tüdruk lähed, et tol ajal olid ju peale metsanduse lõpetajad olid ikkagi metsavahid ja et mõtle, et püss seljas ja mis sa teed ja kuidas sa oma tulevikku nagu näed. Siis ma mõtlesin tipi peale. Ma isegi ei mäleta, mis see eriala seal oli, aga ja lõpuks maandusin tegelikult Tallinnas kutsekooli lilleseade ja haljastaja erialale. Ja täiesti, ma isegi ei mäleta, kus ma seda surfates siis või kus ma seda nägin ja leidsin ja sinna ma sisse sain. Ja see tegelikult siis andis mulle, ma olen andnud tegelikult koguks eluks tõuke, et peale seda ma nagu nii-öelda ka käisin lilleseade kursustel, lillepavinulis lilleseade võistlustel ja arendasin endale edasi, aga mu ema ju tegelikult pidas lillepoodi. Okei, äkki see on sealt? Jah, kuigi seal ta tegi erinevaid asju, aga siis lillepood oli üks. Võib-olla tõesti see, kuigi ma ei olnud varem nagu niimoodi mõelnud seda, et ma selline poodiga lõpuks tööle maandun, aga et ma olin tegelikult Tallinnas Pirita aiandis tööl ja hakkasin siin rohkem lilleseadetega tegelema. Ja ma mäletan tol hetkel ju Taivo Piller ja nemadki alustasid, oli neil Pirital kodu, kus me ka oma grupiga käisime külas neil ja kõik see tasapisi nii-öelda sealt arenes lõpuks ikkagi, kui oli töökohta tarvis nii-öelda kujundada, et kuhu siis maanduda, siis ma maandusin tegelikult ikkagi ema juurde lillepoodi, kus ma siis tagatoas hakkasin tegemagi lillekimpe, autopärgi, pruudikimpe, matusepärgi kimpe ja ütleme, olin tagatoas siis selline seadete tegija. Okay. Ja. No, võib-olla inimesed, kes te kuulate praegu, mõtlete, et miks me räägime lilledest ja seadmistest ja nii edasi. See on kõik selles mõttes hea sissejuhatus. Aime, sa oled meie Viljandi tiimi juht, sa oled ise maakler ja luba nagu selles mõttes nagu öelda, et
et sa ei ole üldse keskpärane, ei juht ega maakler. Sa ütlesid küll alguses, et sa tuled maalt ja et et mida siin rääkida, aga ma tahaksin, et kuulajad võiksid ennast nagu kohe häälestada, et Aime on olnud kinnisvaras aastast 2006. 2000 siis tegelikult 4, sest 2 aastat enne Arpat. Just, 2004, nii et sul saab tegelikult järgmine aasta 20 aastat kinnisvaras. Jah, nii on. Ja 20 aastat kinnisvaras ja see sinu tulemused, ma leidsin ühe huvitava blogipostituse aastast 2010 ja mulle meeldib, kuidas selle sissejuhatus on, see soovib siia ka, et Aime on keegi, keda ettevõtte ja kolleegid hindavad väga kõrgelt. No Aime, miks nad sind hindavad nii kõrgelt? See ei ole lille seadmine. Mis sa ise ütled? Ma tean, sa oled tagasihoidlik inimene. Või sa ei taha lihtsalt ennast väga kiita, aga miks läbi aja kliendid, kolleegid hindavad sind kõrgelt? No, eks ma peaks ju seda tegelikult teistelt küsima, et endal on ju keeruline öelda, aga eks mulle on ju tegelikult kodust kaasa antud või ma mõtlen tagasi oma vanemate peale, siis ikkagi väga suur töökus, et nad olid väga head partnerid, neil oli väga tore kooselu, et nad ehitasid koos maja, ehitasid koos suvila, olin mina sellel kõrval nii-öelda titest peale ja ma olen kogu aeg näinud ja harjunud, et peab olema kohusetundlik ja selline töökus, võib-olla see on natukene ka sellisest nõukaajast kaasa tulnud, on ju, aga jah, ma ei teagi, et see on selline vastutustunne, et kodust kaasa saadud see ja seda tegelikult kolleegid inimesed hindavad. Ja mu vanemad olid väga tugevalt, väga hea autoriteediga Viljandis, et seda ma olen saanud nagu tunda ka nüüd tagantjärele, kui mu vanemate sõbrad ja kliendid on pöördunud oma palve, oma sooviga nagu minu poole ja siis ma tänutundega tegelikult oma vanemaid nagu väga hindan. Vaata kui lahe, selles mõttes ongi, et me ei saa ainult seda, mida meie teeme, vaid ka see, mida tegid meie isa ema juba. Nii et kuule, see on päris hea nagu tähelepanek, kui mõelda tagasi või mõelda edasi, et kuidas mina tahan, et mu lastel milline koht jääks, on ju. Väga kihvt, see võib-olla taas viitan selle samale blogipostitusele, mis ma interneti avarusest leidsin aastast 2010 ja ma tean, et sa ei tea, et ma selle leidsin, aga sisse tulles, kui me jalutasime, siis ma ütlesin, et siin on ka üks kutsaga, üks pilt, ma ei tea, ühel korralikul kinnisvaramaakleri tegelikult peaks üks koer olema. Võiks ju olla ja sinul on kuldne retriiver, siin pildi peal seda kutsat enam ei ole vist. Teda ei ole, jah, ta on tegelikult sama tõugu, aga teine koer juba 5 aastat ja tegelikult mul on kiisu ka. Tegelikult on nii... Sul on nii kiisu kui kutsu? et kodus on mõlemad. Ja nad saavad omavahel läbi? Väga hästi, jah. Okay. See on selles mõttes huvitav, et ma olen vahest võrrelnud, et miks on kinnisvaramaaklerit vaja, on sellepärast, et ostjad on kassid ja müüjad on koerad. Ja reeglina nad omavahel läbi ei saa. Kuidas sa siis oma koera ja kassiga niimoodi saad, et nad läbi saavad? Ja nad saavad väga hästi läbi, isegi magavad koos tihti peale ja on tore see, et koer vahest eirab kiisut, aga kui me tuleme koeraga hommikul vara tuppa ja tal on käpad nagu porised, siis koer teab, et ta ei tohi edasi minna vaibast, vaid ma pühin tal käpad puhtaks, siis kassil veab, et kass tuleb siis talle vastu ja nühib ennast vastu koera, et see on see moment, kus kass saab nagu nii-öelda koera läheduses olla, muidu koer nagu natuke tõrjub või ta ütleb, et ta lihtsalt ei viitsid, aga nagu tegeleda. natuke tüütu ja tüütu nagu natukene, aga sel hetkel ta peab siis nii-öelda kiisu vastu võtma. No siis ta on leplik koer. See intervjuu sinuga nüüd juba varsti 13 aastat tagasi algabki siin sellise tegelikult küsimusega, et kas kinnisvara on sinu jaoks endiselt põnev ja siis sa olid tegelikult juba 6 aastat kinnisvaras olnud. No ma küsin seda tegelikult nüüd 13 aastat hiljem, mis on veel pikem aeg, et mis hoiab, ma saan aru, sul on erakordselt head tulemused, sa teed head tööd, kliendid soovitavad sind, kuulaja lihtsalt trüki sisse Google'isse Aime Oppermann ja siis sa saad teada, kes täpsemalt, aga Aime 13 aastat hiljem jätkuvalt kinnisvaras. Midagi peab sind selles hoidma? Ma arvan pigem see, et töövaheldusrikkus, et iga päev on erinev ja kõik... Et ei ole sarnast päeva, ei ole sarnast kodu, vaid kogu aeg on muutuses ja see ongi olnud põnev.
et ikka veel on areneda, ikka veel on nagu teada saada, elu on pidevas muutuses. Aga kas see ei ole ka teiselt poolt võttes nagu, kuidas ma ütlen, mitte häiriv, aga see võib ka ju miinus olla. Et iga päev on uus, kogu aeg on mingid uued mured, uued rõõmud, et ei ole see 9-5 laua taga, et istud ja teed oma tööd, nii nagu öeldi, et tee ära. Minu väga hea sõber ütles mulle ühel päeval, et mitte töö ei tüüta ära, vaid see, mida sa töö väliselt teed, et leia endale töö väliselt pidevalt erinevaid tegevusi. Wow. Ja mul tõesti on neid erinevaid tegevusi ka tööväliselt, kus ma püüan ennast nii-öelda maandada või endale energiat ammutada, siis tegelikult need on nagu muutunud ka, et siis mul tundub, et nagu sealt, kui ma saan nii-öelda vaba aega erinevalt veeta, siis ongi nagu see, et ja töö on vaheldusrikas, ma ei ole tüdinenud oma tööst. See on nii huvitav, mis sa ütlesid just, või see sõber sul on öelnud, et tegelikult kui me töösse upume, siis meil nagu see vaba aeg kaob ära ja probleem ongi tegelikult seal hoopis. Just. Mõned asjad, mida sa teed vabal ajal? No nagu ongi, et kui on ju tegelikult kutsu, eks ole, kellega ma kui tulen töölt koju, lähen kohe matkarajale oma terviserada, läheb mu kodu juurest, et see on üks põhitegevusi, ma armastan väga ujuda, ma armastan joosta, ma käin väga palju terviseradadel, ujun kas siis hommikuti järves või ujulas, kuidas ilm parasjagu lubab, või meres. Siis ma rändan, reisin, me armastame reisida nii, et me laenutame kohe lennujaamast auto ja rändame siis viimasel või maikuus sai käidud Roodosel. Vaatate kohe ringi? Ja siis kohe on lihtsalt ringi rändamine selline, et ei ole nagu paigal püsimine. Aga see on natuke su olemus ka, sa vist ei ole väga paigal püsija. Võib-olla küll, jah. Eks ma olen ju kaksik, et siis ma tahan ju nagu kohe vaheldusrikkust, et see on kindlasti mu trennid, rannatennist, armastan just eelmise nädalal olin turniiril, siis varem ka tennist, aga õlge praegu väga ei luba, et siis on joogatreening, jälle otsin erinevaid viise ja loomulikult muusika, väga palju käin teatris, pühapäeval olin jälle teatrigaraasis, käisin vaatamas etendust Vale ja hiljuti Rakvere teatris me rändame mööda suveetendusi ja Ugala ja Endla ja Draamateatri ja etendused on enamus saab vaadatud, nii et väga palju olen teatris ka. Nii et me otsime kogu aeg erinevaid, pluss siis sõpradega väga mõnusad õhtud ja erinevad meetodid, et sel laupäeval võtsime sõpradega kokku ja läksime kalale. Kalale? Õngega? No meil oli nagu see, et mul heal sõbral on tiik ja tal on need valged amuurid, mis vajasid, on suureks kasvanud, vajaks vahetumist. Ja siis, et püüame nii-öelda neid kalu seal, ja proovime kohe ära ja me saime hulga peale kokkus ühe kala ja saime õhtuks kohe. Mis kala see oli? Valge amuur, ta on see, mis ongi see nii-öelda tiigipuhastaja ja siis ta ise paljune. Ja siis me tegime seal valge kala kohe ajus ka ära, ime hea tõesti teha värske kala ja see oli nii, et me kõik õngitsasime. Kes selle kätte sai? No selle sai mu väga hea sõber. Sina ei saanud kätte, selge. Jah. Aga... Ma laulsin nagu kalalaule, püüdsin lauda seal silla peal, et küll mull ja erinevaid muid, aga mul ei, selles mõttes ei õnnestunud. Aime, see on midagi üllatavat. Ma ei teadnud tõesti, et sa isegi kalale lähed. Aga ma arvan, et see on võib-olla see sama, mida sa esile tõid enda puhul, see, mis sind nagu hoiab värskena, et sa hoiad selle töövälise elu hästi rikkana või rikkalikuna. Just. Ma arvan, siit on päris paljudele meist, see on väga inspireeriv. Meie turundusinimene Emilia on siin kõrval, kas sa noogutad? Ja, et see on tegelikult midagi väga, väga nagu tundub nii elementaarne, aga nii lihtne on seda jätta sinna taha plaanile, eriti meie töö iseloomu arvestades. Just. See laadimine on nii oluline, et tihtipeale, kui ma lähen oma suvekodusse, kuhu ma siis ka nädalavahetustel vabadel päevadel rändan, et siis seal ma võtan jalgratta ja sõidan Lätti, mis on 12 kilomeetrit mu suvekodust, see on üks selline nagu ka jälle väga häid maandamisviise, et lihtsalt minna sinna ja tagasi ja mööda mererannikut. See on äge. Korraks sinu kinnisvarakarjääri alguse juurde, see
mulle meenub sinu lugu sellest, kuidas sa rääkisid, et sa tegelikult olid natukene sellise olukorras, kus sind nagu visati vette või? Et ega sa nüüd väga palju juhatus seal alguses ei saanud? Jaa, no tegelikult ma ju ei tulnud üldsegi maakleriks, ei kandideerinud, vaid kandideerisin Kelleks sa siis tahtsid saada? Ja tol korral Westman Kinnisvaras juhi abiks või administraator ja siis see oligi peale seda, kui ma olin 15 aastat lilleäri pidanud ise ja lillepoed, nii-öelda väiksed lillepoed kadusid ära ja tulid need suured kaubanduskeskused, siis ma kandideerisin, mõtlesin, et teeks üldse nagu ühe sellise elumuudatuse ja oligi, nägin ajale kuulutust ja kandideerisin juhi abiks. Kui ma olin jõudnud 3. etappi või nii-öelda vooru, siis öeldi meile, et oi, et ups, aga meil tuleb lapsehoolduspuhkuselt nii-öelda vanasekretär tagasi. Ja siis nii-öelda, aga et me pakume sulle ühte teist, et me ei tahaks sind nagu väga ära lasta, aga et me pakuksime sulle maakleri lugutset. Siis ma mõtlesin nagu, et mis loom see nüüd siis on, et ma ei teadnud mitte midagi. Siis ma ei olnud tegelikult üldse sellise elukutsega kokku puutunud. Ma kujutan ette. Et tol korral või et Viljandis eriti oleks nii väga levinud olnud. Üldse siis. Üldse siis on ju, jah, just täpselt, et ja siis tol korral personalijuht Arvo Ollev, siis tema tegi selle ettepaneku, ütles, et tehti töökoht ka juurde sinna veel, et ja siis, kui ma küsisin tollalt juhilt, et kuidas see siis käib või mis ma siis tegema peaksin, eks ole, et siis vaata ise seal toas ringi, eks ole, 2 maaklerit oli veel seal toas, 2 noormeest ja siis põhimõtteliselt, et hakka nagu helistasingi siis esimestel päevadel siis ajalehe kuulutuse peale ja muidugi sain kohe esimese ei-vastuse ka. Ja sa mäletad seda ma mäletan väga hästi seda eid, jah. Wow. Ja siis hakkas tööpäeva läbi saama, kell oli kuskil 5 paiku, siis helistas see kodanik tagasi ja ütles, et aga miks mitte, et ma annaksin küll oma maja sulle müüki. Ja nii ta läkski nagu lahti, et ja sealt juba. Mulle meeldib, vahest inimesed räägivad sellest algaja õnnest ja see algaja õnn on midagi sellist on, et sul algus läheb väga hästi ja siis sul läheb nagu raskemaks. Ja siis nad nagu pettuvad, ütlevad, näed, algaja õnn enam ei toimi. Et kas sa näed seda, et see esimene kõne, see esimene ei, aga siis kohe helistasid tagasi, see oli selline algaja õnn? Ja võis küll nii öelda, et ma ei mäleta või vähemalt, et mul oleks nagu olnud üliraske algus, et ma küll, ma kindlasti tegin palju tööd ja ma olin väga palju nii-öelda ka teiste kolleegidega, kuulasin, mis nad teevad ja ma ise väga tahtsin ja püüdsin siis nagu kõike seda järgi teha ja jälgida ja olla nagu väga selle sees. Et võib-olla see, et jällegi, et ma tahtsin seda teha, et või nii-öelda ka esimesest hetkest, et ma tunnen seda, kui ma hakkan midagi tegema, siis ma pean seal hakkama saama. Võib-olla siit tuleb see sinu eripära, sellepärast, et kui ma mõtlen nagu paljudele, 10-tele, 100-tele maakleritele, keda ma olen isiklikult intervjueerinud ja treeninud, et see tahe on küll olemas, aga see järjepidevus või see et see ei sobi mulle, et hästi kiire allaandmine on tegelikult kerge tulema. Jah, ja huvitav on ka muidugi see, et ma tahan sinnamaani jõuda muidugi veel, et see sekretär, kes tagasi tuli, oli Egle Miller, kes siis nii-öelda on praegu Arkos ja meie hindaja ja kellega algaski meie tutvus ja meie nii-öelda koostöö algus siis nii-öelda see samamoodi see 19 aastat oleme me Eglega koos ja tegelikult teine põnev asi veel, et kui me saime kokku, siis mõtlesime ühel päeval seal Westman Kinnisvaras, et kuule, läheks õppima. Ja läksime koos ülikooli, läksime õppima kinnisvara planeerimist, õppisime 4 aastat kaugõppes, sõitsime koos tormi, tuisu, vihma ja päikesega. Esimesel aastal mitu korda mõtlesime, et lööme käega, et lihtsalt ei jõua, et laste kõrvalt, selle töö kõrvalt ja nii-öelda keeruliste õppejõudude kõrvalt esialgu hakkas ju loomakasvatus ja taimekasvatus, mis meil hakkas seal peale ja kõik nagu mullad ja geodeesia ja nii edasi. Aga me siplesime koos läbi, toetasime üksteist ja nii-öelda, et siis ka eriala, et kinnisvara planeerimine juurde lisaks sai sealt toetada. Mulle meeldib selles intervjuus, mis on suga siis tehtud 13 aastat tagasi, sa ütledki, et ma õpin parasjagu Eesti Maaülikoolis, et kui lähme ajas natuke tagasi kinnisvara planeerimise eriala viimast aastat.
ja mul on väga hea meel võimalus otse oma teoreetilisi teadmisi praktikas panna. Aga siin sa ütled ka, et kool võtab tõesti viimasel ajal suure osa minu õhtutest ja nädalavahetustest. Ja nüüd on sulle üks viktoriini küsimus, ootan juba seda aega, mil saan, mida sa ootasid 13 aastat tagasi, mida sa tahtsid teha? Kas sa mäletad? Ma tean lihtsalt seda, et kui see kool läbi sai, et see oli ju see aeg, eks ole, ma tegelikult kasvatasin üksinda lapsi, et ja me õppisime nendega õhtuti ja ma õppisin ise uuesti õppima, sest et ma läksin ju, ma hakkasin, ma arvan, 40 saama või alla 40 kuskil, ma vist lõpetasin 40, 36 äkki läksin, eks. Sa pead ju uuesti õppima, üldse õppima. Okay. Et kõik see, et ja rohkem veel pingutama kui noored, et see aju uuesti õpiks nagu tööd tegema niimoodi, mida sa ei ole vahepeal õppinud ja kõik see, et ma lihtsalt mäletan seda, et sellist aega, et ma lihtsalt istun televiisori ees. Seda nagu ei olnud, ja ma mõtlesin, et kui ma istusingi hetke, siis ma mõtlesin seda, et ma nagu logelen, et appikene, et ma nagu ei tohiks, et ma peaks kohe mingi raamatu, mingi asja kätte võtma, et on tarvis ju õppida, et ma tundsin, et ma pean seal rohkem pingutama kui noored, kes sellel samal kursusel, ma olin ka kõige vanem sellel kursusel, meid oli alguses 21 ja lõpetas 7, see vist on üsna tavapärane ka täna. Jah, võib-olla küll, jah, et seal samamoodi oli vaja tohutult pingutada. Ja aga mida ma võisin tol hetkel unistada, et lihtsalt ma arvan, mingist vabastajast. Sa vabastajast, ma ütlen, mis sa ütled, et sa ütlesid, et ma saan lugeda mõnda raamatut, mis ei ole seotud kooliga. See võis olla ka. Aga see vist on kõigil, kes siis õpivad parasjagu, et tahaks lugeda midagi muud. Nii et see on nagu päris hea. Sinu kinnisvarakarjäär on olnud tegelikult üsna, kas sa nimetaks stabiilne või sa näed, et see on olnud ebastabiilne, sest tegelikult sageli inimesed kirjeldavad seda äri või seda tööd hästi ebastabiilne, et ükskord 0, siis jälle midagi, et räägi natuke sellest, et kuidas sina oled kogenud seda, et on sul olnud mingid etapid või kuidas sa seda näed? Ei, ma ütleks, et mul on üsna stabiilne, et see võib olla mingisuguses väikeses kõikumises, et käibe või tehingute mahu näol, aga ma isegi vaatasin eile oma näiteks 3 viimast aastat, siis ikka nii, et 7, 80, 90 tehingut aastas, et ei ole nii, et on 30 tehingut ja siis 70 tehingut aastas, et ei ole suure, aga sellise mõne tehingu kõikumine ikka on, aga ma ütleks, et mul muidugi ju tegelikult juba selle staaži peale ka lihtsalt tuleb selliseid 10 aastat tagasi olnud kliendid juba, et mul on nüüd teine kodu või nüüd mul on juba teine laps, kes otsib ja et see on ka see teema, et lihtsalt juba need tulevad tagasi. Ehk siis ühelt poolt on see soovitusäri, see on täiesti arusaadav. Ma just mõtlesin selle soovitusäri peale, et soovitus toimib ju nii, et suust suhu keegi räägib, et kuule, kas sa aimet tead. Aga ma olen näinud tegelikult selliseid pikaaegselt turul olnud tegutsejaid, kes ühel hetkel kogevad tegelikult hästi suurt ebastabiilsust. Ja ma olen aru saanud, et see ei ole ainult nii, et näed, ühe korra tegin tehingu ja nüüd see tuleb tagasi, vaid sa pead tegelikult pilti jääma. Sa ei saa tegelikult ära kaduda ja ma ei tea, võib-olla siit edasi minnes, et mulle tundub, et sina oled üsna, ma ei tea, kas nüüd kergesti, seda pead sa ise ütlema, aga ka tehnoloogia tegelikult omaks võtnud. Sa oled tegelikult pildis, sa oled Instagramis, leidke üles Aime Opermann ja te näete tegelikult, et sa oled aktiivne ka Instagramis ja Facebookis ja üldse sotsiaalmeedias. Jaa, lihtsalt eluga tuleb kaasa minna, et ega siin muud ei ole, et siis siin lihtsalt ei ole olemas. No sa ütled seda nii lihtsalt, eluga tuleb kaasa minna, aga me mõlemad saame aru, et tegelikult see ei ole nagu iseenesest mõistetav. Ei ole jaa, aga mul on huvi elu vastu ja kui sul on huvi selle töö vastu ja sa tahad võimalikult hästi seda teha, siis sa pead vaatama, mida teevad parimad ja tegema järgi, et ega siin nii-öelda toppama ei saa jääda. Keda sa ise jälgid? Kes on nagu sinu sellised õpetajad või kellelt sa inspiratsiooni näiteks just oma äri jaoks või kinnisvara jaoks ammutad? Kindlasti mul ei ole nagu nii-öelda ühte ainust, et noppeid on võtta ühelt ja teiselt ja kindlasti meie enda väga headelt kolleegidelt, meie enda büroost, et kas me võtame
Viljandi kontorist Anna ja Lea Järvamaalt ja Tartumaalt Anne ja Marelle ja ütleme, ma lähen väga nimedesse ja Tallinna omasid, et igalt on nopid midagi, et kõigilt on miskit jälle vaatad, et ta tegi midagi sellist väga toredat ja see on tore ja et pigem vaadata ringi igalt poolt. Ja. Just, et mitte üks inimene, vaid erinevad inimesed inspireerivad sind tegelikult oma tööd tegema paremini. Ma korraks tuleks selle stabiilsuse juurde tagasi, sest üllatavalt palju saab meie valdkond või ütleme maakleri amet hästi palju sellist, no ma ei tea, mitte negatiivset, aga sellist kriitikat, et see on hästi ebastabiilne. Ja sina nimetasid just, et 3-5 aastat on pigem olnud stabiilne, kuigi majandus ei ole üldse olnud stabiilne. Võib-olla natukene veel süveneda, et kuidas see stabiilsus ikkagi tekib selles, et sa saad vaadata ja tagasi öelda, et kuulge, et ma ei pea selleks 9-5 tööl käima, et omada stabiilset sissetulekut. Mille stabiilsus? Tegelikult ikkagi ma näen sellest töökuses, et kui sa teed seda nii-öelda seda ringi, et sa annad kliendile tagasiside, et sa kuulad, mida klient soovib, sa jällegi nagu tegeled väga nagu nii-öelda kõigega, täpselt sotsiaalmeedia, siis on nii-öelda ajal, et sa mõtled kogu aeg oma mõtestatud tegevused, mida sa teed, siis tegelikult kliendid märkavad sind, nagu sa ütlesid, et kas sa oled Instagrami otsa sotsiaalmeedias, oled sa ajalehes, oled sa nagu nii-öelda kontoris rohkem, vastad sa kiiresti telefonile. Me just siin kevade tegime nii-öelda mu suvekodus puid. nii-öelda. Võtsime 7 puud maha ja nii-öelda tegime sõpradega talgud ja mul sõbranna ütleb niimoodi, sa vastad kogu aeg kõnele. Mul tööjus ütlevad, et ei, et maaklerid küll laupäeval ei vasta kõnele. Ma ütlesin, kui ma vähegi saan ikka, et nii-öelda meil saakisime puid, vedasime käruga, vedasime oksi, jälle kõne käis, nii ma võtsin jälle kõne vastu. Ja sõbrad, mitu korda, et sa vastad kõnedele. Et ma ei tea, et meie seal tootmises räägitakse just, et maaklerid üldse kõnedele ei vasta. Ma ütlesin, ikka vastan, et kui ma mõtlesin ka, et ega ma igal hetkel ka, et ma helistan tagasi kindlasti, eks. Et ma püüan seda küll nagu väga kiirelt teha ja et see on küll nagu see, mida ma nagu püüan järgida, et kliendid oleks rahul. Ilmselgelt on see siis ka põhjus, miks sa saad teatud stabiilsust kogeda, sellepärast, et kui sa oled järjepidev mingites asjades ja need on õiged asjad, järelikult oled sa ka vajutanud nagu õigele nupule, eks ole, et sa ei saa järjepidev olla nagu valedes asjades, siis see on nagu, seda vist isegi nimetati suurimaks lolluseks. Oota, ma mõtlen, kuidas see oli. See oli, et suurima lolluse definitsioon on teha kogu aeg asju ühte moodi, aga oodata teistsuguseid tulemusi. Ja mulle tundub, et see on nagu vastupidine, mida sa kirjeldasid, et sa teed kogu aeg õigeid tegevusi ja saad sellepärast ka neid tulemusi, mis siis tulevad. Jah, et olla järjepidev tõesti asjades. No sa kirjeldad seda töökusena, ma arvan, et ma ei tea, kuidas kuulaja seda defineerib või kuidas keegi mõtleb töökus, et suures osas see on ju järjepidevus või paned oma energia sinna ühte kohta või fookus ei ole 10 asjal. Sa oled suhteliselt nagu ühe asja inimene ka, välja arvatud siis vaba aeg. Sul ei ole lilleäri täna? Ja ei ole. Ja teist tööd ma ei tee ka. Just, et sa oled tegelikult pühendunud ma täielikult. Aga sellel on ka kindlasti oma nagu tagajärg, kui sa oled ühele asjale keskendunud. Ma ei oska öelda, et võib-olla ma jällegi, tegelikult ma tunnen ise, et kui ma näen, et mu kolleegid teevad erinevad asjad, üks õmbleb ja teine on fotograaf ja kolmas teeb midagi muud, eks ole, siis ma tunnen, et ma olen öelnud neile, et appikene, et kui ma tunnen, et teie nädalavahetusel teete siin neid teisi töid, et äkki ma ei saa hakkama, eks ole, et nagu nii mitme asjaga, eks ole, et ma olen kuidagi pühendunud ainult ühele asjale. Et aga samas ma jälle tunnen seda ka, et kui vahest inimesed ütlevad, et on väga väsinud, eks ole, siis ma tunnen, et mina jälle vabadel aegadel väga laen oma nii-öelda nende samade tegevustega, nagu ma nimetsingi, et need on mulle väga olulised, et ma jõuaksin tulla värskena nii-öelda jällegi kliendi või oma töö juurde. Täpselt nii. Ma arvan, see taastumine ja see vaba ja kontseptsioon, mida sa kirjeldasid, see on lihtsalt suurepärane või see on väga-väga hea, õige asi. Just sellepärast, et kui sa oled ühes kohas annad endast kõik, siis matemaatika ütleb, et kui sa annad 2 kohas ennast kõik või 3 kohas endast kõik, no kuidas see siis järgi jääb või kus sa siis nagu taastud? Just. See huvitav see sama intervju, millele ma viitasin, et siin on päris, võime testida, et kas vastused on muutunud, aga sa oled, siin on juttu näiteks natuke Viljandi kinnisvaraturust
ja kuidas läheb Viljandi kinnisvaraturu müügil, kas on märke turu stabiliseerumisest? Ja ma tuletan meelde, et see küsimus on 2010 ja sa vastad siin ühe sellise lause, et hinnad on nüüd tegelikult alla tulnud juba, aga üks hästi suur ootus on euro ootus, et nüüd läheb kohe kinnisvara kalliks. Kas sa mäletad muidu seda aega ka, et kui see euro tuli? Eks ma ikka mäletan midagi, aga ma ei mäleta siis täpselt neid hinnakõikumisi ja ma ei mäleta, mis see hinnaklass täpselt siis oli, aga praegu kuidas ma ütlen, et Viljandi mõnes mõttes on olnud üsnagi stabiilne selle viimase aasta, kui me nii-öelda kuuleme siin oma kolleege, et talvel oli pikk paus või oli niisugust 10-15-20% Tallinnas magalarajoonide korterite hinnad langesid, siis Viljandi ikka püsis nagu vapralt nii-öelda ühe hinna peal või ühes hinnaklassis või nii-öelda ei olnud langust. Ja tegelikult meie stabiilsus võib-olla on seotud ka sellega, et on pakkumiste vähesus. See on kindlasti, et meil ei tule ikkagi ei ole arendusi, nii-öelda arendused eelmisel aastal said müüdud, mis vahepeal tulidki, aga ei ole müüa ja ei tule kaupa nagu nii massiliselt peale, siis ka see hinna kõikumine ei ole nagu nii suur. Aga nõudlust oleks? Aga nõudlust on ja Viljandi on selles mõttes selline põnev ja ilus linn, et sinna tahetakse ka nii-öelda teist kodu soetada. Kui sa ütlesid, et Tallinnast Viljandisse nagu kiirtee, siis on loogiline, et kui sa Tallinnast saad kiiresti Viljandisse, siis miks mitte Viljandi järve ääres üks ilus korter? Mis maksab praegu Viljandi järve ääres üks ilus korter? No ma ei tea, 2 magamistoaga vaatega Viljandi peale. Et eks siin on erinevaid loomulikult, et mis su esimene pähe tuleb? Esimene jah, Viljandi järve ääres ongi keeruline see, et seal nagu korterid ei olegi, et mul endal on näiteks Viljandi järve ääres, mida ma homme lähen ka näitama, üks maja müügis, on 250 000, ta on 60. aastate majaga renoveeritud, et näiteks võtame sellisega, aga pigem, et Viljandi siis jah, seal kesklinnas mäe peal, kus on siis vaatega Viljandi järvele võib-olla võiks olla, et siis seal ruutmeetri hind võiks jääda 2000-2500 juurde ja et võib-olla seal klassis siis ütleks on nagu ruutmeetri hinnad. Sa kirjutadki siin 13 aastat tagasi, et viimased korterid, mida te Viljandis vahendasite, oli lausa 14 000 krooni ruutmeetris. Sa ütled, et see on hirm kallis. Nii palju on siis aeg tegelikult muutunud. Jah, et ikka jah, nagu ma ikka kordan, et elu on kogu aeg muutumises ja sa pead ise nende muutustega kogu aeg harjuma ja see on oluline, et sa muutustega kogu kaasa läheksid. See on hästi oluline, et on inimesi, kes ei taha muutustega nii kiiresti kaasa minna, aga see on väga-väga oluline. Kui ma tegelikult ka mõtlesin selle peale, et kui palju kinnisvara on muutunud selle aja jooksul, siis mul meenus see, et kui ma alustasin, siis näiteks üks küsimusi oli müüjatele tihtipeale see, et kus on teie ostumüügileping, otsige üles, kus on teie abielu tunnistus, otsige üles, kui me läheme tehingusse, siis tänapäeval on neid enam keegi küsib. Ja see oli põhiteema, sest need olid kadunud. Need olid kadunud. Jah, et see oli üks suuri teemasid, et otsige üles, et pidi olema paberkujul ikkagi kaasas, et notaris on kõik ette näitama. Mapka oli kaenlaval. Mapka oli kaenlaval, käisime näiteks kohtus ise kinnistusraamatu väljavõtteid küsimas sealt, eks ole. Et elu on selles mõttes jällegi nii palju muutunud, et kõik on teinud digitaalseks ja palju lihtsam on teatud väljavõtteid teha ja tehniliselt on asi läinud lihtsamaks. Kinnisvaramaakleri töö tehniline pool on kuidagi nagu korrastatum. Ja. Aga mis on keerulisem või sama? No keerulisemaks on läinud, ma mõtlesin ka selle peale just, et keerulisemaks on kindlasti läinud juriidiline pool ja see täpsus. Kui tol hetkel oli niimoodi, sa võisid kaasomandis asja müüa ja pank andis laenu kõigele, siis pangad on läinud väga täpsemaks, millele ta täpselt laenu annab, juriidiline pool, inimesed on teadlikumaks läinud, et varjatud puuduste teemad on väga nagu päevakorras, et juba iga klient nii-öelda juba eos mõtleb seda juba hirmuga, et mida nagu hiljem müüa võiks tagasi pöörata, et inimesed on läinud hästi ka küünilisus natuke. Jah, ka seda, et just, et ka veebis väga palju kirjutatakse selleks, väga palju õpetatakse, eks ole, ja juba tegelikult mõeldakse iga väiksem asja peale pigem isegi üle juba seda, et et siit on vaip katki, et ma võiks siit juba raha tagasi küsida või et kas see on varjatud puudust, iga küsimus tekitab seda varjatud puudust, et see on natuke nagu läinud liiga suureks,
et igas asjas juba nähakse varjatud puudust ja natukene tõesti veidiga pahatahtlikult tahetakse seda nagu, mul siin üks maja müügiga oligi, et klient oli katuse otsas ja helistab mulle, et oi, et meil käis korstnapühkija ja tegelikult see korsten on siin, variseb täiesti kokku siin garaaži peal, et see on nagu teine tuba oli siin garaaži peale tehtud, et nii, kas ma saaks kohe nagu siit raha tagasi küsida, on ju. Ma ütlesin, et ole hea, nüüd vaata, tuleta meelde, kas seal oli nagu see korstnapühkija akt ka nagu olemas, eks ole, et just jah, on olemas, ma ütlesin jah, et vaata, et kui seal oli kirjas, et need on kõik nii-öelda töökorras ja korstnapühkija, siis tegelikult omanik nagu ei vastuta siin juure selle asja juures, et jah. See tähendabki seda, et selline juriidiline kompetentsus kinnisvaramaaklerina on täna nagu see uus tase, sina oled ise kutseline maakler, sa oled tegelikult saanud kojast selle kohta tunnistuse ja see on nagu, klientidele on see ka turvalisem, et maakler on kompetentne, ta teab neid juriidilisi aspekte, oskab soovitada. Jaa, eks absoluutselt vaadatakse seda ka muidugi, et ja tihtipeale erinevates nii-öelda kuidas ma ütlen siis sellistes omavalitsuste korraldatud enampakkumistel osalemiseks on tarvis tihtipeale ikkagi kutselise maakleri olemasole taset ja et siis selles mõttes nagu sa ise kirjeldasid, et meie amet on muutunud võib-olla natukene juriidilisemaks või ütleme, see kompetents on läinud selline juriidilist laadi kompetentsiks, sellepärast, et turg on muutunud, kasutusluba otsitakse igalt poolt, varem ei olnud see küsimus, mis see on ju. Ja. Kas sa ehitati sinna peale või mitte, et need olid nagu sellised, hoopis teine aeg on, arusaadavalt on teine aeg. Ma küsin võib-olla hästi pinnapealse küsimusega, kuidas praegu Viljandi kinnisvaraturg tundub, et sa ütlesid, et pakkumist on küll vähe, aga kas sa näed, et ostuhuvi on või on seda ka vähe? Ostuhuvi on, üürihuvi on, Ukraina nii-öelda kliente on jätkuvalt turule tulemas olemas, õpilased tulevad kohe akadeemiasse ja ostuhuvi on, aga pigem ma ütlen niimoodi, et inimesed on kaaluvad pikemalt, mõtlevad nii-öelda ja on tasakaalukamad, et enam sellist nii-öelda hurraad ei ole, et võetakse kõike ja hoobilt ja kiirelt ja mõtlemata, siis praegu on väga kaalutletud aeg. Et otsuseid kaalutatakse üliväga läbi ja nii-öelda tahetakse, kui varem seda ma ei ole kuulnud, et ma tahan näha pangapakkumist, et kui palju saab olema minu kuumakse, et rahulikult järgi mõelda oma nii-öelda maksevõime ja sellise nii-öelda hakkama saamise, siis nüüd seda ma kuulen. Ja selline pikalt ja rahulikult kaalutletud aeg on praegu. Arusaadav ka see, et kui Euribor hakkab jõudma 4, siis see tähendab ka seda, et kui sa paned panga baasintressi otsa, siis see võib olla kohati 6. Ja kui sul on intress 6 ja pank veel arvestab väikesed riskid otsa, siis loomulikult see raha hind on nii kõrge, et aga vaatamata sellele tegelikult ju inimene peab elama, ta peab kuskil elama, tal on vaja kodu ja see kodunõudlus tegelikult ma ei näe, et praegu kauks ära. Ja ma olen öelnud, et minu meelest on soovitav praegu osta. Kui sa leiad õige kodu ja sul on raha, siis sa saad ju pärast refinantseerida oma laenu. Vähemalt sul on kodu olemas või see, mida sa oled tahtnud osta. Jaa, ei muidugi, kes kodu otsivad, alati tasub osta, öeldakse selle peale, et sellepärast vist raha peab olemas olema. Jah, raha või sissetulek. Jah, et sul on stabiilne sissetulek ja töökoht. Eks see on oluline, aga jah, nagu ma ütlesin, et lihtsalt ei ole võib-olla nii palju praegu investeerijate turg, aga on selline omakodu ostjate turg. Et see täielikult toimib ja see on olemas praegu. Väga lahe. Ma arvan, et meil on aeg nii kiiresti läinud, 38 minutit, me oleme juba mikrofonid ees ja sinuga väga põnev rääkida. Ma küsin võib-olla ühe selline nagu soovituse nendele inimestele, kes ma ei tea, võib-olla on kuulanud siin mõelda, et tegelikult mulle meeldiks, ma ei tea, võib-olla on isegi mõni lilleseadja, kes mõtleb, et kuule, et kas minus on ka maaklerit. Ma ei tea, meil on väga erineva taustaga inimesi tegelikult büroos. Ja. Et mis see sinu soovitus sellele alustajale oleks, kes mõtleb täna sellele, et tegelikult võiks ka kinnisvara karjääri hakata tegema? Tahaks ka Aime moodi?
olla? No mina ütlen, et kinnisvara töö on elulaad. Et see on täielikult, et kui ma mis iganes seltskonda või võistlusele või ka kuskile liigun, siis see kinnisvara teema ei lähe mitte kunagi. Olin siin lapselapse sünnipäeval ja olime mängutoas ja vanemad kõik, aga mis kinnisvaras toimub, eks ole, et see huvi kogu aeg, et sa oled seal punktis, et see puudutab nagu igat ühte. Et kas kodu näol, investeeringu näol ja see on nagu see, et sa oled siis nagu nii-öelda põnev seal seltskonnas, et tahetakse teada tappi, et mis hinnaga ikkagi kõrgemaid kodusid ja madalamaid. Aga seal juhtub ka seda, et teised teavad rohkem sinust. Ja see ongi naljakas nagu see, et nad räägivad, et oi, et aga tead seda maja, et pandi nüüd praegu niimoodi ja seal elab see ja see, et mida ma tahan nagu öelda ka seda, et kinnisvaratöös on see, et sa lähed ju väga paljudesse perekondadesse, kodudesse sisse. Ja mida ma tahan just siin selle nii-öelda ka selle mahalaadimise ja selles osas, siis see on ju väga isiklik teema ja see jääb ju tegelikult minu sisse. Et nende inimeste kodud, mida me siis nii-öelda külastame ja kokku puutume, et inimesed lähevad lahku ja lähevad kokku ja nii-öelda sünnivad ja surevad ja suuremaks ja väiksemaks vahetakse nii-öelda kinnisvara ja me oleme kogu aeg nagu nende elude keskel ja me peame nendega hakkama saama nii-öelda nende perekondade suhete. Nii tore on, et üks üürimaja, millega ma pidevalt tegelen, siis on omanik ütleb mulle tihtipeal, mul jäi jälle tuba vabaks, et jah, nagu ikka, et tüdruk lendis endal noormehe ja nüüd on vaja suuremat ja läks ära ja siis, aga kihvt oli see, et tuli järgmine tüdruk, kes tegelikult läks siis nagu laiali, et ma ütlesin, et alati ei ole nagu see, et tüdruk läks nagu ära siit, et oli vaja suuremat pinda teist noormehe, vaid et ta tuleb ka nagu vastupidine etapp, et hoopis tuleb noormehe just ära ja on nagu tarvis üksinda jälle elada ja et elu on nagu jah pidevas muutuses ja ringluses ja see hakkama saamine. Aga see on hästi põnev on see kinnisvara ja ma ütlen, see on elulaad ja kui see meeldib elulaadina, siis tasub seda tööd teha ja siis sisul see töö meeldib. Sest pinnapealselt lihtsalt seda teha, et teen täna natukene ja ei tee ja teen mingi teist tööd, et see inimeste nii-öelda ma tahasin öelda, et suhtlemine, sest meil on väga palju kuulamist. Selles töös on väga palju kuulamist. Mitte ainult, et suhtlemist, et mina räägin üle ja ma ei tea, et pigem see, et mis neil vaja on, kuidas neil see elu on läinud, miks neil seda tarvis on, et see kuulamine ja siis me aitame neil nagu nii edasi liikuda sealt, et kas siis väiksemasse, suuremasse teistsugust kodu või mida siis vaja tarvis teha on. Aga pigem see, et see teadmine, et see võiks olla siis sinu elulaad kinnisvaras olemine, et see on nagu oluline. Ma arvan, et sa oled naelaba pihta rääkinud sellepärast, et enamus inimesi, mis praegu on hästi populaarne ja ma ei tahaks seda nagu vähem populaarseks teha, on see, et lühikene tee eduni. Et need on need shortcutid, et kuidas kiiresti edu saavutada 5 sammuga. Ja ma olen kogu aeg mõeld sellele, et mis see kinnisvaras võiks olla, et kuidas kiiresti edu saavutada. Ja siis tegelikult mul praegu sinuga vestluse ajal tuli see mõte, et parim viis jõuda kiiresti tulemuseni on alustada. Jah. Sa pead lihtsalt alustama. Absoluutselt. Siis hakkab minema. Täpselt. Ja kui sa ei alusta, sul ei teki mitte mingeid võimalusi. Ja probleem ongi tegelikult selles, et me elame nagu ülemõtlejate ühiskonnas, kus kõik analüüsivad, aga siis kõrvalt vaatad, et need teevad kõik tehinguid ja mõtled, aga kus mina olen, miks mina ei saavuta, siis sa pole alustanud. Just. Sealt tuleb hakata minema ja siis sa jõuad kuskile. Jah, kindlasti jõuad. No kindlasti, näe. Sina oled täpselt saanud 20 aastaga, järgmine aasta saab 20 aastat kinnisvaraäris ja oled teinud väga suurepärast karjääri, puudutanud tuhandete inimeste südameid ja ma nimetaks seda just südameid sellepärast, et koduost, see on nii emotsionaalne asi tegelikult inimestele. Absoluutselt. Tegelikult ma mõtlen, ma ei tea, kuidas sina, aga sageli müük on seotud ju teatud kurbusega. Kurbus ja rõõm käivad kogu aeg käsi käes. Et kurbus, ma mõtlen, ma jätan midagi maha. Jaa, just. Et seda pisarat näen ma väga tihti tehingutes ja see lahti laskmist oma kodust on raske ja kurb mõtesti, aga järgmise edasi liikudes on seda tarvis ja mingi aja pärast nad saavad aru, et see oli vajalik. Just, nii et me näeme nagu seda emotsionaalset poolt ja aitame nagu inimesi edasi. Muidugi.
ja minu meelest see ongi nagu üks nendest maakleri selliseid nagu rolle, et me ei jää seisma kuskile. Ja ma olen öelnud, nagu ma ütlesin, et kass ja koer on kinnisvara, ütleme siis ostja ja müüja. Aga nüüd see maakler seal vahel aitab edasi, et ei läheks kraaklemiseks, et saaks hinnapaika, et saaks edasi. No meil on need pingete mahavõtjad tegelikult, jah. See on hea sõnum. Jah. Sest et ikkagi müüjal on alati oma kodu ja ostja seda veel ei tunne. Ja müüja tahab alati rohkem oma kodust, sest see on emotsionaalselt tema jaoks väärtuslikum. Jah, absoluutselt. Jah, seda me teame ju võib-olla. See on nii elementaarne. Jah, see on nii elementaarne, jah, et hinna sees on ka emotsioonid, aga ostja hinna sees ei ole neid veel, et need saavad kunagi tulevikus olema, aga ta kohe neid ei taju ega ei näe. Jah, et need kohe ei saada aru, aga kui on juba, see on see, et kui me oleme mõnda aega juba müünud ja see esimene emotsioon saab mööda, siis ka hind langeb tasapisi. Oh jaa, seda me oleme näinud. Ja ühel hetkel siis tuleb ostja selle hinna pealt. Jah, just. Ja müüja saab jälle edasi liikuda. Ja müüja saab edasi liikuda, kui see esimene emotsioon on nii-öelda maha lastud. Me võiksime jäädagi lobisema, aga Aime, mingid viimased mõtted, mida sa endaga kaasa võtsid. Sind iseloomustab üks väga lahe asi, ma arvan, kõik kuulajad, pange hästi tähele. Aime on oma loomult introvert, mis tähendab seda, et ta ei ole laua taga kõige valjuhäälsem, kõige kiiremini rääkiv ja žestikuleeriv, vaid pigem, kui sa ütled Aimele, et mis on sinu sisend sellesse, siis sa hea meelega annad ja sul on ka mida ütelda. Ja sa oled selles müügiäris, mis on nii ekstravertide maailm minu meelest, läbi löömas ja head nagu jälge jätmas ka nendele, kes tulevad su järel. Mida sa veel ütleksid viimaseks kõigile kuulajatele, kes täna mõtlevad kinnisvara peale, mõtlevad üldse elu peale, siit on nii palju juba selliseid häid mõtteid välja öeldud, aga võib-olla mingi viimane lause. Ma arvan juba see, mis siin enne tegelikult kõlas, et mida iganes sa tegelikult mõtled, et mida võiks teha, siis lihtsalt hakka minema, hakka tegema. Hakka liikuma, mine lihtsalt õue. Kas või see, et kui me tihti peale mõtleme seda, et appikene, et ma ei jaksa, ma ei taha, et mine lihtsalt õue, et ma ka ju tihti mõtlen seda, et tulen koju töölt ja olen väsinud ja täna ei lähe ikka kõndima. Lihtsalt mine õue, tegelikult pärast sa oled nii tänulik, et sa läksid. Absoluutselt. Kas või ükskõik mis ilmaga peasid, sul on õige jope seljas. Absoluutselt. Tihti peale mõtlen, kui ma lähen suusatama, tormab ja et mis asja, aga kui ma tulen tagasi, ma võtan endale sooja tee või nii-öelda kuuma tee lauale ja siis ma mõtlen, ja mu hea väsimus on see on parim lõõgastamisviis, et lihtsalt hakka minema. Super. Ma arvan, see on üks väga hea äriline nõu ja inimeseks olemise nõu. Sul selleks, et saada suurepäraseks, ei pea olema suurepärane. Selleks, et saada suurepäraseks, selleks on vaja lihtsalt alustada. Nii et selle Zig Ziglari lausega on paslik tõmmata see tänane episood lukku. Suur tänu, Aime, tulemast ja jagamast oma lugu, inspireerimast inimesi ja tegemast seda tööd, mis sa teed. No sa teed ikka südamega, seda on näha. Püüan teha, jah. Super hästi teed, nii et aitäh kõige kuulajatele. Järgmine episood juba augusti lõpus, nii et väga ilusat suve jätku kõigile. Kõike head.